Kus on Katrin, siin on Katrin. Katriniga pole midagi juhtunud, Katrin on siiamaani elus pidevalt olnud. Et tegelikult Katrinil oli mega suur paus vlogimisest, nagu te märkisite, et mind on peab juba üle kuu aja. Et ma isegi täitsa üritasin, ma üritasin kõike teha, mis võimalik oli. Ma üritasin teiega vlogida värke ja mul on telefon nagu täis materjali. Aga nagu alati, mu vanamees kõnnib, tatsab siin ringi. Ma pean tegelikult välja minema, aga mõtlesin, et kindlasti praegu haarab korra kaamera. Ja aigutan nagu alati. Kohe ma räägin talle täpsemalt, kus ma olin siis ja mis juhtus ja miks niimoodi kõik läks, nii nagu praegu läks. Kohe saate teada. Ma lähen käin kiiresti korraga väljas ära, sest et muidu see vend läheb hulluks. Nii, mis siis toimus lõppkokkuvõttes? September oli mul iseenesest selline raskem kuu on ja ma vist isegi täitsa vlogides juba rääkisin sellest. Et mul oli tahe enesetapukatset teha, aga ma seda lõppkokkuvõttes nagu ei teinud. Ja ühesõnaga, mis siis juhtus? Juhtus niimoodi, et supi põhjaks oli kogu see september ja siis oktoobri alguses ma lasin selle supi hästi kiiresti keema ja põhimõtteliselt terve oktoober siis sõin nii mina seda suppi kui ka ümberringi olevad inimesed. Seal oli nii palju mitmeid põhjuseid, miks see juhtus, kuidas see juhtus ja nii edasi. Kuna ma olen koeraga jalutamas, siis ma lähen natuke teen perenaise kuulustusi. Kuna mul räigelt lõigi septembri alguses eksi teema triggerisse ülesse, iga asi triggerdas lihtsalt kõikvõimalikud mina ei tea, inimesed seotud või mälestused või mis iganes on ja nad lihtsalt ilmusid mu ellu. Siis ma olin nagu mingi okei, fine, et mis nüüd saab. Ja loomulikult silma tagajärgedeta kõik nagu ei möödunud. Kuna ma liigun väljas, siis mul on natukene nõme filmida. Praegu räägin kiiresti selle eksi teema ära. Ma ei varja seda, et see mind lõi kuidagi rivist välja või midagi. Iseenesest mina temaga otseselt nagu kokku puutunud ei olnud. Aga kõik kuidagi temaga seotud asjad puutusid minuga kokku. Asi pole selles, et ma lasin siiamaani kuidagi kinni temas. Ei ole. Ma lasin juba lahti, nagu lõplikult lasin lahti. Aga kuna selles suhtes ma sain nii tugeva trauma, siis ma iseenesest hakkan kuidagi ennast kaitsma. Ja sellest ma ka edaspidi räägin, kuidas ma sellest kõigest aru nagu sain lõppkokkuvõttes praegu. Et nagu ma olen tõesti traumeeritud inimene ja see on väga halb. Ja see oligi see algus, kus mul läks pekki kõik. Ja peale seda mul tekkis täielik vlogimise huvi kadumine. Ma üritasin, aga nagu ma mainisin, aga mul ei tulnud mitte midagi välja. Siis ma lihtsalt nagu ma ei viitsi. Nii, täna on teine päev, kui ma üritan seda vlogi lihtsalt filmida, fuck it, ausalt. Ma saan aru, et minu seisus praegu ma lihtsalt läheb nii kaua, kui läheb mul aega, aga ma räägin ära teile, mis siis minuga päriselt on toimunud see terve oktoobrikuu. Siis, kui mul see vlogimise isu ära kadus, siis ma ka jooksma ei läinud ju tookord, kui see 3. oktoobril see Friday Fun Night või ühesõnaga see sama, millest ma rääkisin, on ju, seal viimases vlogis. Ma ei läinud sinna. Ma olin tol päeval ülemeelik. Ma juba sain aru, et midagi hakkab muutuma mu peas. Ja ajukeemia täielikult keerab ümber. Ja siis ma lihtsalt otsustasin, et ma ei taha mitte kuhugi minna. Aitab. Ja mu koer tatsab siin, no nagu alati. Ta on ka elus muidu, ta on ka olemas endiselt. Vot. Ja mis siis edasi nagu hakkas? Edasi hakkas selline asi, et ma tutvusin
no mitte ma ei tutvunud, ma teadsin seda inimest juba tegelikult aasta aega, kui me oleme koos kvartalis nagu töötanud. Ja mõtlesin, et võiksime ka ise nagu veits lähemalt suhtlema hakata või midagi meesterahvaga. Lihtsalt niisama huvi pärast. Tegelikult ta mulle ei meeldinud. Mina kuidagi alati ütlesin, siis on tema jälle tema või mingi niimoodi. Aga miskipärast arvan, kahtlustan, et ikkagi ta hakkas mulle meeldima. Aga kuna ma olin mingi aeg räige meeste vihkaja, see oli eelmine aasta, räigelt vihkasin mehi, siis arvatavasti see oli kuidagi sihuke kaitserefleks või mingi selline asi. Aga jah, lõpuks meil nagu mega hästi temaga suhtlemine kõik klappis ja märki. Aga siis mu kaitsemehhanism, pigem nimetame niimoodi. Ja siis mu kaitsemehhanism hakkas täistuuridel lihtsalt töötama. Issand jumal küll, ma ei ole see aasta nii palju alkohot tarbinud, kui ma olen oktoobrikuus tarbinud. Päris ausalt. Mul nii trigerdas kõike, ma lihtsalt nagu sain aru, et ma ka vajan tegelikult lähedust, aga samas nagu ma kardan, ma ei taha kiinduda. Ja siis ma olingi nagu siukse kahe vahel, ja ma ei saanud aru, mis nagu toimub minuga. Siis tuli puhkus. Käisin puhkus ajal Rootsis. Rootsis juhtus mul tsükkel. See on mu elu, terve elu jooksul teine tsükkel elus, kus ma hommikul jõin peale nagu sõna otseses mõttes järgmise nagu täitsa õhtuni ööni jõin edasi. Päris crazy. Ja siis mina ei tea, ega mul väga kaua nagu, räägin, mul olid neid õhtuseid joomisi jälle ja ma sain aru, et minuga on midagi viga. Et minuga on nagu reaalselt midagi viga, sest et niisama ma ei tee seda või nagu miski toimub. Ja siis ma üritasin siis endas nagu räigelt kaevata enda sees. Ja siis ma sain lõpuks aru asjadest. Miks see nii on? Aasta tagasi, kui ma tutvusin oma parima sõbrannaga, lähedase sõbrannaga, ma ei nimeta paremaid sõbrannasid, sellepärast et üldjuhul nad kaovad kõik ära, lähedane sõbranna. Ma korraldasin talle räige põrgu. Selles suhtes, et ma käitusin taga ülihalvasti, sest ma kartsin, et ta tuleb mulle lähedale. Ja kuna ma olin haiget väga saanud, siis mul oligi väga-väga raske lähedale lasta endale inimesi. Ja ma saan aru, et ma pean kuidagi edasi elama selle asjadega ja ma ei saa võtta niimoodi. Aga see on kõik kaitsemehhanism, see psüühika, kõik automaatselt ise kaitseb mind. Ja see, et ma üldse tulen kuidagi selleni, see on nagu väga-väga kõva töö iseendaga. Ja selle mehega, meesterahvaga, siis õigemini on täpselt samasugune asi, aga seal on asi veel keerulisem. Seal on asi veel keerulisem, sellepärast, et see eelmine suhe on jätnud mu sisse hästi halva ja tugeva jälje. Näiteks mul on ülimalt raske vastu võtta suke, mis on tegelikult täitsa tavaline, kui sulle öeldakse päevas mingi mitu korda, et sa oled ikka nii ilus, sa oled ikka nii ilus. Minul tekib küsimus, mis sa tahad või mis sa tegid. Sest et jällegi eelmise suhtes on mul seda hästi vähe räägitud või öeldud ja kui öeldi, siis see oli ka mingi, mina ei tea, mis olekus või mis iganes. Ja üldse nagu ta on täielik vastand mu nagu eelmistele suhetele, samas ta nagu tuletab ühte mu head suhet meelde, mis mul oli. Enne seda halba suhet. Tuletab teda meelde mulle natukene, aga samas mu aju on nagu ära unustanud selle kõik.
et on võimalik ka hästi kohelda mind näiteks, või mul käsi väriseb veits. Ja see turmpsüühika on nii segaduses, ta nagu saab aru, et midagi on valesti. Midagi on valesti, ei saa ju olla niimoodi. Ma vist nagu ei vääri midagi või mingi selline asi. Ja siis ma ei hakka väga oluliselt peatuma, sellepärast tegemist nagu ei ole minu probleemiga või minu jamaga. Aga ma miskipärast kahtlustan, et need neiud vaatavad seda. Ja siis ütlen, et hoopiski aitäh teile selle eest, et ma jõudsin ka järgmise kohani, mis mu sees nagu toimub. Ja miks ma nagu ei luba endal kiinduda. See on sellepärast, et ma kardan üksikuks jääda. See on nagu nii tugevalt kusagil minu põhja seest. Ja kui ma lõpuks praegu sellest nagu aru sain, ma ka natukene lõpetasin, või praeguseks hetkeks ma olen lõpetanud alkotarbimise. Sest et ma nagu lõppkokkuvõttes sain sellest nagu täielikult põhituumast aru, mis minuga nagu päriselt toimub. Et jah, aitäh teile. Veits kettasse ajasite mind või ärevus sain ja edasi endast välja, aga teist oli kasu ka. Et aitäh. Ma panen stabilisaatori peale, mul käed täiega värisevad lihtsalt. Nii et kohe, 1 second. Nii, ja niimoodi siis mööduski minu oktoobrikuu. Mitte midagi mitte tehes, alkoholi juues tööl ma käisin. Üritasin siis ka olla selles uues suhtes. Ja ma olen nüüd ametlikult suhtes. Ma proovin, sest et ma pean proovima. Ma ei saa ju terve elu ei olla nüüd üksik ja sellepärast. Et kunagi kusagil ma tegin vale valiku ja ei suutnud ära minna ja lasin ennast nagu lõplikult nagu ära tappa seest. Või jah. Kusagil ma mäletan Instagrami stories, ma olen öelnud seda, et tegemist oli vaimselt vägivaldse suhtega. Ja ega ka mina ei olnud lilleke, ütlema niimoodi, ka mina panin seal korralikult lõppkokkuvõttes. Sest et kaua sa ikka nagu hakkad, kannatad, muutud ka samasuguseks. Ja praegu on seda nii hästi näha, et kui tõre ja õel ma tegelikult nagu võin olla suhtes inimesega, kuigi ma tean, ma nagu mõistan seda, et inimene ei ole nagu milleski süüdi, onju, aga lihtsalt ma olen selline ja mida mind ja mu partnerit ootab ülipikk ja raske tee. Seega ka need tüdrukud, kes võib-olla vaatavad seda, siis ütlen teile edasi, et kõik mu lähedased tunnevad talle pigem rohkem kaasa, kuigi nad teavad kõike, mis siin vahepeal toimunud on. Et nad tunnevad rohkem talle kaasa kui mulle. Sest et ma olen kõndiv põrgu. Ja asi on ka selles, et eks ma YouTube'is näitan ka mingisugust ja tegelikult maski. Töö juures on mul mask. Aga see, mis ma koduseinte vahel olen, see on nagu siuke veits teistmoodi. Kes mind täielikult ilma maskita näeb. Enne seda oli 2 inimest ja nüüd siis lisandus 3. inimene. Selle 3. inimesena ma ka veel lõplikult seda maski veel eest ära ei ole võtnud. Aga see on ma lähedane sõbranna ja mu ema, kes on siis minuga selliseid issand jumal küll 7 põrgu ringi läbi käinud ja nad näevad ja saavad aru tegelikult, kui hull mul all on vahepeal. Et mul isegi ei ole vaja nagu näeda, kus ma ütlengi.
bipolaarsus teeb minuga ise selliseid ägedaid trikke ja asju, et mul ei ole vaja nagu emotsionaalseid kiike veel kusagilt juurest saada. Seega praegusel hetkel minu partneri valik on olnud kõige parem, sest et ta on rahulik. Ja kui ma saaksin endale veel mingisuguseid emotsionaalseid kiike juurde enda kõrvale, siis ma arvan, et ma vist läks kõik seal Sest ma olen praegu selle oktoobrikuu jooksul juba 2 korda mõelnud, ma lähen Raja tänavale. Sest et nagu nii hull, see on nii räige, mis mu peas nagu toimub ja eks ma praegu üritan sellest alkoholiinist maha tulla ja ma tean ja selles suhtes te võite öelda kommentaarides, näed Katrin jälle, ja ma tean, ma võin teile hästi kergelt selle seletada. Ma kohe võtan paberi ja pastaka ja ma selgitan kohe teile, mis täpsemalt on ja äkki võib-olla te mõistate seda, et see muster on nii sisse käidud mul ja et seda mustrit nagu vähemaks tõmmata läheb mul aega, ma pean looma uusi mustrid juurde. Ma kohe teen paberi ja siis ma näitan teile täpsemalt seda asja. Nii, ma üritan teile siis nagu selgeks teha, et see on nagu stress, on ju. Ja siit on see nagu, oletame, et see on siis minu käitumismuster. Nii, ta läheb niimoodi. Näed, need on sisse tammutud teerajad alati olnud mul alates 18-aastaselt. No 17 on ju. Ja siis nendest kõik kokku tuleb lõppkokkuvõttes sellised asjad mul. Ja need on ka sisse tammutud. Ehk siis nagu kujutage endale ette, et te kõnnite, näiteks mina ei tea, on muru on ju. Ja selle murru peal kõnnitakse nagu, ma ei tea, 5 aastat on ju. Lõppkokkuvõttes ju tammub sinna mingi rada sisse on ju. Täpselt samamoodi on nagu mul. Aga mul on tekkinud, selle aastaga on tekkinud sellised asjad nagu stressi maandamiseks on trenn on ju, loogimine ja ma olen õppinud ka suhtlema stressi ajal. Aga nemad on sellised. Nad on sellised. Ehk siis nagu, et neid saada tugevamaks, ma pean veel nii palju vaeva nägema, et need muutuksid vot selliseks põhimõtteliselt täiesti õhukesteks. Ja siis mul on vaja teha nendega niimoodi. Niimoodi. Ja niimoodi. See võtab megalt palju aega. Psühholoogi sõnul võtab see aega 5-10 aastat. Seega, võt niimoodi. Ma loodan, et te saite nagu sellest seletusest nüüd aru, et ei ole nii kerge kõik need asjad, need sõltuvused ei ole lihtsalt, need on sisse tammutud teed. Selles suhtes, mõelgegi lihtsalt selle peale, et see tee, see rada on ju, kus te olete kõndinud, see mururada, kaua seal circa, võib-olla 10 aastat ei peaks inimene mitte midagi käima seal, on ju. Siis võib-olla muru hakkab seal uuesti kasvama. Samamoodi on ka harjumuste asjadega. Võt. Aga jah, trennis ma ei ole ka üldiselt väga käinud, ma olen selle kuu jooksul võtnud 5 kilo juurde. Ilmselgelt ma saan aru sellepärast, et ma olen hästi palju rämpsu söönud, hästi palju alkoholi joonud, mis kõik annab nagu oma ette selle asja, ma olen hästi vähe liikunud. Ja praegu hetkel ma ütlen niimoodi, et mul on hästi räige meeleolukiigud, väga räiged. Mul on kahju inimestest, kes on mu kõrval praegu, sest et nad näevad seda ja praegu hetkel täiesti mul on niimoodi, et ma võin üks hetk naerda ja teine hetk ma olen nagu niimoodi. See on väga räige. Ma tean, ma olen ise selles nagu süüdi, ma üritasin igatepidi ennast välja aidata sellisest olukorrast, aga ma üritasin ka trennis käia ja värke. Mul isegi tuli vahepeal välja midagi ja siis juhtus jälle midagi ja jälle niimoodi ja nii ja naa.
aga õnneks praeguseks hetkeks on nagu see kohe korra. Et õnneks praeguseks hetkeks ma hakkan vaikselt välja tulema sellest kõige hullemast nagu osast, ehk siis see ongi see alkoholiinist. Mind ka trigerdas 2020 või 21 oktoober oli mul aasta aega täpselt, kui mul toimus viimane enesetapukatse. Ka seal trigerdas mind mõned asjad. Ja see andis mulle mingil määral jõudu panna lõplik punkt nendele, kuidas ma nüüd nagu nimetan, tollele põrgule äkki või? Ma saan aru, et ma pean uuesti õppima elama, nagu täielikult uuesti. Et ma ei saa taha pugeda oma traumade ja asjade taha. Mulle tehti niimoodi, ei saa ikka, ma pean ümber õppima. Ma ei tea, oma lõppkokkuvõttes mina ei tea. Ma ei saa öelda ka seda, et võib-olla see suhe on parem või midagi, et ma ei tea ju. Ma ei oska öelda. Eks seda aeg näitab. Aga see, et inimene jooksu pole pannud imekombel, siis ma ei tea. Ma ei tea, mis sellest saab ausalt. Sest et kui vaadata, siis mina olen hästi kannatlik inimene. Ma olen poole kuu pealt sõna mõttes perse saatnud inimesel. Nagu ausalt. Et jah. Ma olen hästi suke. Mina ei tea, kui mul tekibki depressiivne faas peale, ma olen hästi vastik inimene. Hästi vastik inimene. Ja eriti kui ma veel alkoholi olen joonud, siis ma mõtlen veel nagu ekstra vastikum inimesena. Tõhke nagu mina ei tea, norin muhku täiega ja lihtsalt alandan või mingi. Lõpelt ma olengi öelnud nagu üldjuhul mu lähedast minuga siis ei suhtle. Sest et nad teavad väga hästi, et ma võin neile hästi halvasti midagi öelda. Et võid niimoodi jah. Selline oligi suke oktoobrikuu. Samas ka midagi positiivset, samas ka midagi negatiivset. Praegu ma lihtsalt ootan, kui mul saab see fucking depressiivne faas läbi. Ja ma teen oma nagu need punktid, nagu õppepunktid või mis iganes, kus ma võisin nagu õppida. Aga ma ütlen ikkagi, et ma olen tubli, et ma suutsin endas nagu kaevata ja analüüsida asju ja välja tulla nagu nende põhituumadeni, et milles siis tegelikult nagu probleem on ja nendega hakata tegelema. Sest et väljapääs ei olnud nagu reaalselt edasi jooma hakata ja nii ennast ära hävitada lõpuks. Nii et jätke meelde, alati kui inimene joob või tarbib, ühesõnaga vahet ei ole, mingi tarbimine toimub, on ja kas või isegi ülesöömine, siis inimesel kusagil hinges hästi sügaval valutab. Seda ma olen õppinud kogu selle tervenemise või ravimise aeg, on ja. Ja siis ma alati, kui ma näen, et okei, nii, fine. Aga kui meil on üks kord, siis on okei, see on siuke on ja. Aga kui ma hakkan järjest juba panema, ja siis nagu üks õhtujoon, teine õhtujoon, kolmas õhtujoon, neljas õhtujoon, siis on nagu stop, on ja. Midagi kusagilt valutab. Järelikult ma pean tegelema selle asjaga. Ja nagu näha on, et läks ikka väga valusasse kohta selle üks seekord. See, et ma ei suutnud lõpetada. Ja jah. Kõige rohkem võib-olla, kui mind oleks äkki koheldud kuidagi halvasti või nii, nagu mind koheldi eelmises suhtes, võib-olla ma olekski nagu rohkem kaine olnud. Aga mu aju ei suutnud lihtsalt vastu võtta, et
miks sa niimoodi, miks sa selline oled, mis sul viga on või mis tahad minust või mingi. Et jah, niimoodi. Aga tundub, et ma saan selle vlogi vist ikkagi täna ära seivitud. Ja mul on kahtlane tunne, et ma saan sellega täna ära laetud. Vot, ma üritan vaikselt sellest olukordadest asjadest välja tulla, kui mul tõesti jõudu jaoks on. Ma võib-olla teeksin lähiajal päev minuga, nädal minuga ma veel ei teeks, sest et mu firmalik haigutamine ka ikka siia lõppu. Nädal minuga ma veel ei teeks, sellepärast et see natukene võtaks liiga palju vaimset ressurssi praegu. Päev minuga ei võtaks palju ressurssi. Vot, niimoodi. Nüüd jah, ilus ma olen, oksennast tõmbanud ma ei ole, Raetänaval ma ei ole. Ainult hästi suures meeleoluaugus olen. Aga ei ole midagi olla. Iga selline depressiivne faas on faas, kus õppida ja olla järgmine faas tugevam. Sest et vaadates, milline ma olin näiteks aasta tagasi, siis ma olen ikka väga suuri edusamme teinud. Seega niimoodi. Ärge arvake, et ma päris mingi teemal olen. Aga veits küll. Praegu on mul meeleolu okei. Täitsa võib juhtuda niimoodi, et kui ma kohe selle kinni panen, mul võib niimoodi, siis ma olen vapa. Ja teie seda ei näe ju, kui te ei ole ju minu kõrval ju. Ma ei tea isegi, kas kui ma suudaksin seda kuidagi siin lähiajal praegu filmida, näidatagi teile, kuidas mul päriselt need meeleolud kõiguvad. Kusjuures väga hea variant, aga ma ei tea, kas ma suudan siis, kui mul nagu täiesti nagu suke halb olla on. Eile ma näiteks korraldasin endal söögiorgia. Kuna ma sain aru, et ma alkoholi ei taha, samas oli tung, aga samas ma läksin jalutama härraga. Ja siis mul nagu tung kadus ära, aga ma sain aru, et ma midagi pean, kuhugi ma midagi pean pistma. Ja siis ma sõin ennast täiega üle. Ja siis ma jäin maha. Aga mul oli mega halb töö. Ja siis ma vahepeal litsitasin oma ette. Kui mul tuleb välja, ma teen teile selle, siis te saate isegi aru. Mina olla on päris keeruline. Ja et see bipolaarsus ei ole üldse naljakas asi. Lihtsalt tuletan meelde, et see ei ole ta nagu, ta vist minu teada, ei, ta läheb ikkagi isiksuse häire alla, aga ta ei ole see 2 isiksust nagu see, me siiamaani ei ole välja guugeldanud, mis täpsemalt diagnoosi nimi on. Aga mul on meeleoluhäire. Vot, mul on meeleoluhäire. Mul ei ole 2 inimese mingi tekkimise häire või mis iganes, seal on kahepalgelisus. Vot niimoodi. Fine. Ma loodan, et oli tore näha mind üle pika aja. Eriti rõõmustavad uudised, näed, ei olnud. Aga loodan, et teile tõotasite mind tagasi. Ja ma ei tea, kuna lähiajal tuleb, seega vaatame jooksvalt. Ma üritan sinna oma peal hakkama saada. Ja võt niimoodi. Tõupa ka.